mis asi on lõikevaru ja miks seda meie tööl vaja on? Kui me saadame sellise trükise trükikotta, siis trükikoda ei trüki selliste väikeste kaardikeste peale, vaid suurele lehepoognale ja hiljem lõigatakse see väikesteks nimekaardi suurusteks tükkideks. Selleks, et trükikojal oleks ruumi lõikamisega natukene eksida, tuleb meil tegelik kujundus teha suurem kui lõppformaat. Niikaua, kui meil on tegu ainult valge taustaga või valge paberiga, ei ole see kriitiline, sest kui lõikamisel toimub väikene nihe, siis jääb lihtsalt võib-olla selline millimeeter rohkem või millimeeter vähem valget näha ja see ei ole probleemiks. Küll aga tekib probleem nendes kohtades, kus me tahame, et leheservani oleks värvitud pind või mõni foto või graafika jookseb leheserva. Ma vajutan klaviatuuril kaksikveed. Lähen tagasi sellesse vaatesse, kus mul on kõik abijooned nähtaval ja siin tuli nähtavale ka see punane joon, millega märgistatakse trükivaru ehk pliidi. Kui ma sellise kujunduse saadan trükikotta, siis tõesti siin pliidi alas praegu mingisugust graafikat ei ole ja kui giljotiin lõikab ja lõikab natukene viltu, siis võib siia jääda selline valge serv. Selleks, et see töö oleks korrektne, haaran ma sellest graafikast kinni ja lohistan selle igast küljest kuni trükivaruni siis. Nii. Ja nüüd, kui giljotiin lõigates natukene eksib, ei juhtu mitte midagi, see värv, mille me olime taustaks pannud, on endiselt ilusasti trükise servani. Pliidi saate seadistada uue dokumendi tegemisel, file, new dokument ja siin on olemas valik bleed and slag ja siia me saame sisse kirjutada, mis meil bleed on. Kui trükikoda ei ole teile midagi muud ütelnud, siis 5 mm on selline kindla peale minek number. Kui meil on juba dokument tehtud ja dokumendile unustasime bleedi seadistada, siis hiljem on võimalik bleedi seadistada file menüüst, dokument setup ja siin on jällegi valik bleed and slag, lülitan selle lahti ja siis tõesti siit ma saan jällegi seadistada selle dokumendi lõikevaru ja okei.